mängida pärituult ja Tallinna Kalevil on ka väike nii-öelda vastu silmas, et... Kas lööb? Ei löö. Pajo proovib ääre pealt, aga külje võrku. Veensalulle mängivadki löögi peale, hea löök! Ja klaarib Sander Lepp. Loetav mees, aga ole... Aga nüüd Kalev mängib ilusti, see on Jürisoo. Ja Jürisoo võetakse maha ja see ongi penalti. Grigori Ošomkov pildistab penalti 26. minutil. Seda olukorda tahaks nüüd kordust näha, aga Kalev ilusa läbisööduga sealt läbi pääses. Oli see Marko Lipp, kes seal natukene hiljaks jäi, aga mingit kilinat-kolinat oli meil kõrvaklappidesse kuulda. Kollane kaart sinna ka tuleb. Olukorrad sellistes mängudes oluliseks saavad ja Daniel Usta siis saab oma meeskonna siin 1-0 ette viia. Usta paigutab. Kindel. Ja Tallinna Kalev läheb seda mängu juhtima 29. minutil. Marko Lipp vea tegi ja penalti kindlalt Daniel Usta poolt. Ja, no väga rahulikult siseküljega parema posti kõrvale. Väravat hüppas teisele poole, siis alati on sellise penalti. Pajo on maas. Aga pall läheb Põder kukub penalti. Ja penalti 36. minutil. Ja nüüd Pärnu mees kastis pikali. Joosep Põder seal läbisõõdul oli. No see siin otsepildis tundus märksa kindlam penalti kui mõned minutit tagasi Kalevi jaoks määratud penalti, aga noh. Aga läheb ka see kontrolli alla midagi. Kindlasti kontrollitakse kõik penalti. Kõik kontrollid tehtud, lava valmis. Ja võtab ära keskele. Sander Lepp hüppas endast paremale, välja jättis palli võrgu keskele ja seis on viigis 37. minuti väravaga. Ja Henri Välja lööb oma hooaja 4. värava, lõi selle penalti keskele. Paista leiduvat nüüd teisele äärele tagasi. Ja sealt tuleb löök, aga see läheb meetri jagu üle. Pajo ja Välja seal skeemitavad, aga palli taha jääb üksi 20 Henri Välja. On ikkagi löömas. Ja Välja lööbki. Pall jääb värava ette ja see on sees! Suurepärane! Magnus Villota, kapten ja Pärnu juhib kohe teise poole alguses ja tähistab oma fänklubiga. Ja no saavad ikkagi, läheb siit Välja ikkagi minu sõnadele vastu, läheb sealt kaugelt lööma ja seal väravahilt, ütlemata ebaõnnestunud tegutsemine ja Villota. Õigel ajal õiges kohas. Õigel ajal õiges kohas ja see on tema trump, et ta lükkab neid palle, ta on see hooaegki varemgi neid palle sinna tühja lükanud. Jürisoo vasakul äärel, ja hüppab üle Villota jala. Ja nüüd on võimalik. Jürisoo ja on sees! Daniel Usta! Milline rünnak! Taavi Jürisoo vasakult äärelt mängib Magnus Villota üle. Terav tsenderdus, Usta sai sinna pea vahele. Või oli oma värav, natukene jäi aru saamatuks, et väravahti hüppas ära sealt ja tundub, et seal oli mingisugune rikošett vahel ja Pärnu mängija oma jalast see pall võrgus maandus. See on võimalus, otsib löögi kohta. Pikalt otsib. Ja sai löögile ka, aga see läheb üle. Madalalt. Pure tagasi Žirõgin. Nüüd riputavad. Ja see löök läheb. No väga ohtlikult värav. Kontrollib. Sild. Pall siin alla läheb, seal on mees olemas. Sander Lepp. Pea on seal kõrgel. Välja võtab maha. Kas pääseb nüüd veel? Pall tagasi Limberg lööb sellest pallist mööda. Seal on veel võimalus Põder. Aga jalg oli vahel ja tuleb tagasi. Välja Florast läbi ja annab aindust, mis tasemel nad mingil hetkel toimetanud on. Ja ikka Pärnu seal Kalevi kastis toimetab. Välja lööb, aga see läheb mööda. Tänase mängu jooksul. Ja nüüd purjetab. Ja on löögi kohta, Jürisoo ei löö. Ja nüüd paneb madala. Leiab ees Vallik, aga Vallikul jälle pall takerdub jalga vahel. Ja no lohakalt. Ja kohtunik Grigori Ošomkov vilistab selle mängu 2-2 lõppenuks. Pärnu Vaprus ja Tallinna Kalev mängivad selle viigi välja. Võimalusi ja olukordi siin mängus oli oma jagu. Saime tõelise pühapäeva pärastlõunase vaatemängu. Ja minu kõrval on nüüd Kalevi peatreener Teemu Tainio. Teemu, first half was very even, but in second half you totally dominated. Was 1 point fair today? Yeah, of course I feel we lost 2 points, but probably my colleague from Pärnu feels the same way because they had also a couple of chances at the end. But yeah, first half we had a game was good control of the game. The field is very slow, so it's difficult to play through the middle. But
then we couldn't really create anything. We were lacking a little bit the runs behind, and then of course we gave a stupid penalty away. But second half, of course, the wind was with us, and I think we started to push more and more. A little bit, the last efforts, last pass, shots, whatever it is, a little bit more focus on those things, and we will start winning the games. Teemu ütles siis, et väljak on aeglane ja esimesel poolel ei suudetud oma momente ära kasutada, aga teisel poolel ta nõustus, kui ma küsisin, et ta on nõus, et nemad domineerisid, aga last time we saw each other, you said that your game was a total nightmare, but I think that you feel things are moving in a better direction now. Yeah, of course. We knew before the season that there will be some hard moments, but like you said, things are moving right direction, and we still have 2 games left in the first round, so plenty of games to come. And of course, this young team we want to be the team that proves the most the whole season, and that's our aim. Teemu, thank you so much. Thank you. Nii, ja vaatan, kas saan enda juurde nüüd ka siin Pärnu Vappuse peatreener Igor Printsi. Tere, Igor. No ei teinud Kalev teie elu lihtsaks eelmisel hooajal ja ei teinud ka nüüd hooaja esimeses mängus. Teisel poole ajal nemad selgelt oli näljasem meeskond. Kuidas ise kohtumise kokku võtad? 2-2, aga jah, see lõpp oli meie jaoks kannatamine, et ega seal palju puudu jäänud jah, aga mis ma oskan öelda jah, selline võib-olla mingisugused võitlused, 2 võitlused ja me kaotasin päris palju neid, et ja kaitsetöö ei olnud kõige parem meil, et lasime Kalevil väga palju seda palli seal kõigutada ja eks tänu sellele ka mingid teravused tekkisid seal jah, et võimu neil ees on, et need pikad pallid seal ja oli keeruline mäng jah, kuigi meil siin teine poolega oli ka mingi hetk oli neid võimalusi järjest tuli seal mingi 3-4 võimalust on ju, et nii see on, et see mäng oli täna niimoodi, et punkt käes. No kuna see Pärnu esimene telemäng sel hooajal oli, siis kuidas üldse hooaja algusega siin oma meeskonnaga rahul oled, et Florat oled suutnud siin hammustada ja sellised eriilmesi mänge teil on olnud, aga suures pildis, kui rahul sa asjadega praegu oled? Võib-olla see, et ega siin mingisugune stabiilsusega, ütleme Flora võit pärast kaotus on ju, väga super Tartu vastu mäng, siis jälle napid kaotused seal, et eks sellist jah, iga mänguga stabiilsust saada on, eks praegult on see aprillikuu ka siin 6 mängu järjest tuleb on ju ja tihedad mängud ja tihedalt tuleb mänge on ju, et ma praktiliselt siin ühe koosseisuga mänginud ja võib-olla natuke vähe aega andnud siin teistel mängijatel, et eks sellest ongi selline võib-olla selline mängu ilu ongi, kaob selle taha ära teinekord, aga kokkuvõttes jah, eks kui head mängud on, siis rahul muidugi ja see mängupilt, mis on toimunud isegi selle Paide vastu 1-0 kaotades kaotusmängus on ju, tegelikult esim poolega oli tegelikult kui 11 mängisime oli täitsa võrdne ja väga okei mäng oli, aga jah, nii on praegult. Igor, suur aitäh sulle. Ja, palun. Ja nüüd kutsun siia mängu parima, kelleks on Henri Välja. Mida rohkem, seda uhkem. Märtsikuu parim mängija ju auhinna juba said, nüüd ka tänase telemängu parim. Räägime kõigepealt, sa oled esimene mängija nüüd sellel hooajal, kes 4 väravat on kirja saanud. Kuidas sa oma hooga praegu rahul oled? Ja, esmalt aitäh muidugi, et jah, saab rahul olla. Kindlasti tänu tiimile kõik see on, et täna ka kahju, et võitu kätte ei saanud. Oli suht süke lahtine mäng, et oleks võinud mõlemal poole minna. Ja. No Igor siin päris põhjaliku kokkuvõtte tegi teie hooajast, aga kuidas sa ise tunned ja mängijatest tajud, et ei ole ju midagi hullu, et võib-olla rohkem sellist stabiilsust lihtsalt vaja? Ja, eks üsna tasavägised mängud on olnud, väravalised kaotused siin suurtematele tiimidele. Nüüd ka ja Harju ja siin Kalev, et kahju, et 3 punkti kätte ei saanud. Peame need mängud enda kasuks ära pöörama, et kindlasti tööd teha on, et tulevikus paremini. Nii, suur aitäh ja palju.